Mart Helme, maailmas muutub iga päev pöörase kiirusega asjad. Milline olukord praegu teie pilgu järgi on siin geopoliitiliselt? Geopoliitiliselt on olukord niisugune, et senine maailmakord on oma lõppfaasi jõudnud ja lõppfaasis on ta muidugi juba mõnda aega, aga nüüd on see lagunemine juba jõudnud sellesse seisu, et me ei saa enam rääkida sellest senisest reeglite põhisest maailmast. Need reeglid lihtsalt enam ei toimi ja põhjus on ka väga lihtne. Need niinimetatud reeglid olid kaaperdatud teatud rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, nagu ÜRO allasutused, UNESCO, WHO ja mitmed teised, kes hakkasid neid tõlgendama selles nii-öelda woke võtmes. Ehk teiste sõnadega tekitasid teatud ideoloogilise paradigma, mis just nagu oli kõikidele kohustuslik ja mida ignoreerides need, kes ignoreerisid, sattusid rünnakute ja põlu alla. Ja niisugune olukord, ebanormaalsus ei saa lõpmatuseni kesta. Ja praegu on ebanormaalsuse likvideerimine, aga ühtlasi loomulikult selle ebanormaalsuse likvideerumise käigus joonistub välja ka multipolaarse maailmakorra uute jõutasakaalude ja mõjusfääride pilt. Ja kuhu nüüd Eesti selles uues maailmas ja multipolaarse mõjusfääride maailmas paigutub, see on suhteliselt ebaselge. On selge aga see, et Ameerika on otsustanud Euroopa jätta oma pead ja esitanud ka väga selged ultimatiivsed nõudmised. Euroopa peab ennast kaitsma ise, Euroopa peab olema valmis rahuks, aga rahuks läbi tugevuse. Ja kui Euroopa seda ei suuda, ja kui Euroopa otsustab, et nende nõudmiste täitmise puhul ta läheb konfrontatsiooni Ameerika Ühendriikidega, siis see tähendab vältimatult Euroopa marginaliseerumist, Euroopa Liidu lagunemist, aga ka NATO lagunemist. Aga nagu me kõik teame, loodus tühja kohta ei salli ja asemele tuleb midagi muud. Nüüd kokkulepe suurvõimude vahel ja suurvõime on tegelikult 3. Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja Hiina. Siin ongi nüüd see väljakutse Eestile saavutada otsekanalid Ameerika Ühendriikides, et meiepoolsed pakkumised, mis oleksid nii-öelda investeeringu pakkumised. Ja ma ei pea investeeringute all silmas ainult investeeringuid, ma ei tea, maavaradesse või loodusvaradesse laiemalt, vaid investeerimine, et Ameerika Ühendriikidel oleks vajalik ja kasulik omada siin Balti riikide näol liitlasi, et kogu see Baltoskandja jääks Ameerika Ühendriikide mõjusfääri ja praegune Eesti juhtkond ei oska isegi niimoodi mõelda, rääkimata sellest, et niimoodi tegutseda. No Eesti juhtkond on võtnud siin igasugused asendid sisse ja teinud imelikke avaldusi ja nüüd nad on omavahel ka valitsuses see kriis, et kuidas seda kommenteerida? Valitsuskriis on tegelikult lihtsalt niisugune silmamoondus. Reformierakonnal, mis on asunud korruptiivsetel eesmärkidel läbi suruma Eesti inimeste enamusele vastuvõetamatud asju, alates automaksust ja lõpetades tuulikuparkide rajamisega, on tarvis nüüd leida keegi, kes on patuoinas ja antud juhul on ilmselge, et patuoinaks tahetakse teha sotsiaaldemokraate ja suruda kõik need ebapopulaarsed otsuste eest nii-öelda vastutuse kandmised sotside kraesse. Ja ise tulla siis välja just nagu sellise näoga, et ega meie seda kõike ei teinud ju, seda tegid sotsid, aga tagasi samuti ju midagi ei pöörata. Ega automaksu keegi ei kaota, ega kogu seda tuulikuparkidele eraldatavaid miljardeid, nüüd kavatsetakse neid lihtsalt ilma sotsideta ümber jagada oma huvigruppide vahel. Et see on tegelikult Eesti inimeste petmine ja silmamoondus ja midagi paremat välja ei tule. Eestis on väga selgelt nii Eesti oma süvariigi, mis on muidugi selle laiema süvariigi üks väike komponendikene ainult, toetusel loodud üks ühispartei, kuhu kuuluvad nii Isamaa, Reformierakond, sotsid, Eesti 200, aga ka siin uue
nii-öelda ühispartei just nagu värske haruna välja reklaamitavad parempoolsed ja kogu sellele ühisparteile on vastu ainult üks jõud. See on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ehk EKRE. Ja kui inimesed soovivad tõepoolest normaalsuse taastamist, siis ei ole siin mingit muud valitud toetada ainult EKRE-t. Sest meie teeksime siin samasuguse lõpu kogu selle woke ideoloogiaga ja inimeste kurnamisega maksude ja sõjahüsteeria abil, nagu Trump teeb seda praegu Ameerikas.